Puude ja põõsaste värvide mäng on kõige kaunim just sügiseti. Seepärast meeldib Sidrunimaa tarkadele Jumpile ja Jumperile septembrikuises metsas sageli filosofeerimas käia. Jalutussõidud metsas on nii rahustavad ja tervislikud, et huvitavad mõtted tungivad lausa iseenesest pähe. Ühel päeval, mil targad olid järjekordsel filosoofia ringil, arutlemas selle üle, et kas enne oli ratas või rehv, nägid nad mõtlikku Space Tourerit, kes oli end värviliste lehtede kuhja ette seisma parkinud. Noormees, no mis te seisate seal justkui murest murtud? Kas midagi on juhtunud? Mürises Jumper tervituseks. Ei ole midagi juhtunud. Ma jäin lihtsalt neid imelisi lehti jõllitama. Kollased, oranžid, pruunid rohekad, kõik on nii ilusad, loetles Space Tourer unelevalt. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et on ikka imelik küll. Ka meie Sidrunimaal oleme ju kõik sidrunid, aga samal ajal oleme nii erinevat värvi. Miks me pole ühte värvi, kui me oleme ometi kõik samast perekonnast? Küsis Space Tourer nüüd kahelt targalt. Jumpy ja Jumper vaatasid esmalt teineteisele otsa, ohkasid siis sügavalt ja puhkasid laginal naerma, nii et laup aknapesu vedelikust märg. Jumpy kogus end lõpuks ja ütles sõbralikult, küll sul sõbrake on ikka palju huvitavaid küsimusi. Aga ära muretse, Sidrunimaal leiame kõikidele küsimustele vastuse. Tule, sõida minuga natukene kaasa. Ma näitan sulle midagi. Jumpy ja Space Tourer panid koha pealt minema, nii et murdunud puuoksad lendasid kahte lehte. Space Tourer polnudki kunagi varem näinud, et ka Jumpy, vana rahu ise, võib olla üllatavalt äkilise sõiduga. Jumpy paarutas nii vingelt, et kohati oli Space Toureril isegi raskusi kannul püsimisega. Ühtäkki jõudsid nad künkani, millel seisatuti. Space Tourer, mida sa seal all näed? Küsis Jumpy taamal paistnud parkimisplatsile osutades. Space Tourer oli segaduses. Ta oli oodanud midagi eriti põnevat, nagu mutrivõtmeid täis aardelaegas või suur salagaraaž. Aga parkimisplatsil seisid lihtsalt kõik Sidrunipere tuttavad. No mis ma seal ikka näen? Seal on Berlingo ja C4 ja C3 ja C Elysée ja kõik teised meie Sidrunipere vanad tuttavad, ütles Space Tourer väikese pettumusega. Kõik on sidrunid, ütled sa. Aga kas nad on kõik kujult samasugused? Kas näiteks Berlingo ja C3 pole mitte täiesti erinevad? Ja mitte ainult värvilt, vaid ka kujult, küsis Jumpy oma noorelt sõbralt. Ma polegi niimoodi kunagi mõelnud, kui erinevat värvi ja erinevad me tegelikult oleme. Kuidas see võimalik on? Kuidas me saame olla samast perekonnast? Oli Space Tourer äkki hämmingus. Jumpy mõistis taas, et Sidrunipere kõige uuemale liikmele on tal veel palju õpetada. Ent jättis Space Toureri seekord ise pead ehk pardakompuutrit murdma. Mina kiutan praegu metsatukka tagasi, aga sina mõtle seni, kas me ikka peame siin perekonnas kõik täpselt samasugused välja nägema? Ja kas me tegelikult olemegi siis ikka nii erinevad? Tuututas Jumpy ja tuiskas padriku poole tagasi. Space Tourer nuuputas ja nuuputas, kord sõitis edasi tagasi ja sügas tagumise kojamehega kukalt, siis jäi jälle mõtlikult käsipidurile toetudes kallakule parkima. Talle ei jõudnud kohale, kuidas ühe pere sidrunid võivad kujult ja värvilt nii erinevad olla. Erinevad, aga samal ajal ka nii sarnased. Meil kõigil on rattad, tuled, uksed, aknad ja rool ja oi, kui palju sarnasusi, aga ikkagi nii erinevad, ragistas Space Tourer, nii et juhtmed sõlmes. Ta oli juba lootuse täiesti kaotanud ja leppinud, et valmistab Sidrunimaa targale Jumpile suure pettumuse, kui nägi ühtäkki ühelt tööobjektilt teisele kiirustavat Berlingot. Mina reisin siin mööda maailma ringi ja avastan, aga Berlingo kimab ikka ja alati tööle. Ma tean, hõiskas Space Tourer nüüd klaaside särades ja kihutas metsa poole. Enne puudevarju jõudmist õnnestus täie hooga kohalt kimanud Space Touril veel Berlingole aitähki hüüda.
Ent viimane ei saanud üldse aru, mille eest ja mispärast ja arvas lihtsalt, et sidrunipere noorima liikme rool on ära keeranud. Kus see siis nüüd niiviisi segased sõnad suus kihutab, mõtles Berlingo, kui nägi tuiskavat Space Tourerit ja lõi siis uksega ja jätkas oma töökat teekonda. Space Tourer sõitis mööda metsa ja otsis pingsalt Jumpit ja Jumperit, kellega oma uusi taipamisi jagada. Et vaikselt hakkas juba hämarduma, oli paksus metsas 2 targa leidmine üpriski raskendatud. Space Tourer hakkas juba lootust kaotama, kui otsustas sisse lülitada kaugtuled. Nii kui silmavaade laienes, olid kohe ka 2 tarka sõidu ulatuses. Jumpi! Jumper! Välja mõtlesin, hõikas Space Tourer juba kaugelt. Me olimegi natukene üllatunud, et sul nii kaua aega läks. Ise ju nii terane sidrun, muigas Jumpi. Ja siis rääkis Space Tourer 2 targale, et kuigi kõik sidrunid näivad esmapilgul erinevad, on neil kõigil väga palju sarnasusi. Ja nad kõik on täisväärtuslikud sidrunimaa liikmed. Mitte kedagi ei tohiks pidada teisest halvemaks ainuüksi kuju või värvuse pärast. Meil kõigil on siin maailmas lihtsalt eri ülesanded. Näiteks mina olen rändaja. Berlingo on usin tööline. C3 ja C4 on sobilikud igaks elujuhtumiks. Ja nii edasi ja nii edasi. Vuristas Space Tourer õhinaga. Kõige olulisem on aga, et kõik toetaksid teineteist. Selline on ju õige perekond. Jumpi ja Jumper olid noore sõbra maailma avastustest üsnagi lummatud ja plaksutasid küljeustega tormilise heakskiidu märgiks. Tead sa, kui hea meel meil on, et sa meie pere liige oled, ütles Jumpi aplausi lõpetuseks. Ja nii mõistiski Space Tourer, et maailma kodanike puhul ei loe värvus ega kuju, vaid süda.